armas rahvas, algab uus vlog, algab uus etapp minu elus, sest me sõidame praegu Muhusse, et viia minu last ja tema klassiõde suvelaagrisse. Eili ei ole kunagi varem suvelaagris käinud. Mina armastasin väiksena suvelaagreid, aga natukene tundub ka, et ta on nagu minu beebi, et kuidas ta juba läheb. Ma ei tea, kas te kuulete ka midagi. Igal juhul me sõidame Muhusse ja ma võtan teid kaasa ja vaatame, mis see päev meile toob. Peale ja ma literaali, kuna mina kasvasin üles veetes kõik suved Muhus, sest meil on, minu perel on Muhus suvekodu, siis ma reaalselt mäletan, kui Regula tuli ja ma olin väga väike ja nüüd me läheme jälle Regula peale. See oli ülisuur asi, kui Regula tuli, sellepärast need vanad praamid olid nagu eriti närused ja siis kui Regula tuli, siis see oli nagu eurona. Aga nüüd enam vist ilmselt ei ole väga euro. 1000 miljon 100 triljon, siin mahuks sinna ära. Vana hea, 1000 miljon 100 triljon. Igal juhul, me jõuame varem saarele. Me nimelt täitsime kodus ära tervise deklaratsiooni ja jätsime selle maha, mis on kohustuslik kaasa võtta. Aga me loodame leida Muhu saare pealt koha, kus saab rentida. Deklaratsiooni välja prinditud täna minu armsale tuttavale Maretile, kellel on Liiva lähedal, kes elab Liiva lähedal. Ta tegelikult varem elas Tallinnas, me tegime koostööd ükskord ühe projektiga seoses. Ta on hästi-hästi tore inimene ja nad peavad seal samas oma talu juures. Neil on sellised väiksed puhkemajad, et kui keegi tahab Muhus ööbimist, siis nende Jaagu talus on väga nunnud sellised majakesed, kus saab ööbida. Nii et great tip, kui olete Saaremaale või Muhusse tulemas ja tahate Muhus avastada asju ja ööbida ka siin, sest et siin on magic. Ma olen väiksest peale Muhus puhkamas käinud ja see on üks ime, armas väike saar. Nii et suur aitäh Maretile mind plindrist päästmast ja lähme otsime selle laagri nüüd üles. No beebed läks elevuseks ära või? Ei. Jaa. Meil on terav. Me ei ole beebed. Hästi. Ja sa tead selle? Hoidke siis kokku, eks ju, aga ma ei tea lastega ka. Oota, nüüd ma jätsin Silvia maha. Pead jaksama. Selle lasa võiks hakka alla. Tšau. Tšau, Iti. Tšau. Kui sisse ei tohi minna, aga valvad ikkagi hoia peal, kuidas lastel läheb. Sest põed veits, et äkki... Elli peaks tagasi tulema. Kuku räägib, et Elli peaks tagasi tulema. Lähme meie autosse, Uku. Elli jääb siia praegu. Tule. Lähme autosse, Uku. Lähme otsime süüa sulle midagi. Lähme sööma. Tule, lähme sööma. Nammamus Snitsit. Lähme snitsel. See, et kui tead, et kui kuskile saarele sõidad, et peab snitsit saama. Juhtu snitsit. Võtta see väike snitsel ka kaasa. Tšau, tuleme varsti tagasi. Lapsed on nüüd tuppa ära läinud. Jasmin ja Elli. Ma loodan, et neil on kõik väga hästi. Mulle tundus, et neil on kõik väga hästi. Aga Aits on ikka ärevus sees, mida pekki. Tahaks juba helistada neile, kuidas neil läheb. Aga meile soovitati Orissaare. Kui teile nagu tegib küsimus, miks ma selge ees kõnnin, sellepärast, et päike paistab sealt poolt. Aga me lähme nüüd Orissaarde. Räägitakse, et seal on sadamakõrts, kus saab hästi süüa. Lähme proovime. Excuse me, what? Orissaare? Orissaare, vabandust, mida? Mis toimub? What is this kollane maja? Ilusate asjade kauplus. Ja maja müüa ka veel. See on ju sama täpselt nagu selle elektriteraval. Kogu case on täpselt sama. Mida? Ütleme nii, et Orissaare sadamakõrts ei vastanud ootustele, nii öeldakse või? Ei vastanud ootustele, nii öeldakse jah. Läks sassi eesti keel. Aga me lähme nüüd Muhuritosse, mida meile ka soovitati. Muhurito tundus äge. Nii et äkki Muhurito päästab meid meie raskest näljahädast, mida me tunneme.
Nüüd saab sööma minna. Juhu! Ja tänu millal varastame need söögid ära. Varastame söögid ära või? See veel on. Väga äge. Kaks vanaema mahla palun nendele kahele Afrikasele. Õunamaht 100%. Jaa, võt see on just see. Mina paluks selle tikki limonaadi. Ja mina, kuna ma sõida autoga, tahaks Aperol spritsi juua, kas ma võin? Jaa, see vastus on hea, mis sa tahad teada. See on hea. See on hea. Pilli rookõrrest vanaema õunamahla. Palun. Aitäh. Väga nunnu. Palun. Jep, aitäh. Limonaad ka. Aitäh, aitäh. Oh my god, kui hea. Tikriga. Need on neile kahele. See teeb siit. Kuidas on? Kas 10 out of 10 would recommend või? Mul on imeline, eepiline. Mulle jaoks nagu Mehhiko toit on koriander ja värskus, aga see maitseb veits, ma võtsin mingi rebitud kanaga vist on see tortilla ja burrito ja see maitseb veits nagu kedukana lihtsalt, mingit erilist maitset head ei ole nagu. Atmosfäär 10, Aperol Spritz 10, teenindus 10, Hendriku söök 10. 10. Sa peaks proovima päriselt. Mul on seda värki ka. Ja siis minu see kanaburrito oli mingi 10-st 4 äkki. Kõik muu on 10, nii et keskmine tuleb ikka suht hea. Seal on chillit. Titi pistab minu burritot, mis on jumala terav nagu vana mees. Sest et ta ei armasta bataati, ma saan aru. Veits meil oli tellida ainsale lapsele bataadifriikaid ja see on bataadifriikaid. Kuule emme, No? ma armastan ju sibulat, see on ka tore. Jaa, sa armastad tõesti sibulat. Seal salsa sees on sibul. See pood küll vanasti nii suur ei olnud. Korralik. Mul meeldib hotviin. Elli unustas maha oma hambaharja ja hambapasta. Nii et me käisime ja ostsime talle seda, mida Muhu poes oli. Me viime ära talle seda. Muna käes hoidnud. Ei ole? Kui on soovi, siis saate seda teha siin praegu. Vaata, kui suur. Mitte raputada ennast. See on suur. Tasakesi pead hoidma, raputada ei tohi, hoia käes kõvasti. See 1,5-kilone muna on võrdne 22-24 Lae nii suur muna. Võta iti, kas sa tahad ka? Kui maha visata läheb katki? Läheb ikka. Kahju. Siin on betoonpõrand, selle pärast läheb katki. Kas on suur või? Kas on natuke suurem kui kanamuna? See on sama suur nagu 22 kanamuna. Siis võivad, esimene reaktsioon ohule on jooksmine, et jooksevad siis 70 kilomeetrit tunnis maksimaalselt. Pool tundi võivad seda kiirust hoida, nii et päris kiired. Siis kui peavad pesa kaitsma, siis löövad jalaga lehti veganen. Kui kätte saab, siis kas tahad ka proovida anda või? Proovid, sa pead käe lihtsalt nii panema, ta ei tee üldse haiget. Nii, tule minuga koos. Siin on veel. Sa pead käe sirgeks panema. Selleks, et ümber ei läheks, pööramisel on neid tiibu vaja. Meil on jänkusi. Oota. Oota, kas jänkudele tuleb ka porgand? Tule, võta porksi. Issand, kui lahe sa oled. Oi, näe. Oota, ei saa kätte, võta siit. Ma ei ole kunagi varem sebrale porgandit olnud. See on üks mu uusi lemmiktegevusi. Ma panen siia. Krumps, 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 krumps. Olen väike zebra. Ja. Nii hea on minna. Ei, oota nüüd. Las ta sööb selle ära. Anna ise oma käest. Otsast hoia kinni. Oi, kui hea. Vaata, ikka nosib porgandit.
kõht kinni äkki juba. Ei. Issand, kui pehme sa oled. Proovi. teevad. Mis hääl tal Ei tea. Oi, tal ei olegi mingit silmavärvi. Oi, kui pai sa oled. Need hobused teevadki. Pahmake. Pea peale. Mina võtan eti peale äitud, et loomad ei saaks nii tarasi. Kas sa arvad, et loomad söövad pletusid tavaliselt? Nad ei veo silma. Seal oli keeldud märk. Nii et seal on mingi nöör ja sealt ei tohi minna. Ma hoian pletuseid. Kas nüüd lähme praami peale või? Jaa, ma lähen palju elu. Okei. No anna. Lükka käsi hästi sirgu. Võta. Tubli. Tubli! Väga tubli. Lähme nüüd. Tere, Uku. Mis Iti teeb? Motikas. Oli jah? Motikas oli. Kodu, kallis kodu. Mida te ei ole veel näinud, on see, et meil on uus terrass. Kuna see õhtupäike, mille käes ma olen meie teiste 2 terrassi peale, mis on maja küljes, ei paista, siis me otsustasime, et me kasutame oma suurt tühja hoovi selleks, et ehitada siia üks mõnus suveterrass, kus on katusealune ja mis on üleni suvepäikse käes, sest see on nii mõnus. Ja see on suht monstroosne, ma ütleksin. Aga samas äge ka. Sinna taha serva tuleb see varikatus. Ma olen sellest väga elevil. Me rääkisime telefonis Elliga just. Elli ütles, et see üks kasvatajatest on hästi tore, et see kasvataja meenutab talle Anetet, mis on maksimumpunktid, sellepärast et Anete on maailma parim. Ja nad on klassiõega, sõbrannaga ühes toas, 2 ja et söögid olid head ja kõik oli olnud super ja nad olid juba käevõrusid meisterdanud ja sõnaga ta paistis õnnelik olevat. Ja väga suurt koduigatsust vist ei olnud. Mul on hästi suur liigatsust, tuli täiega nutt peale enne. Tahaks kuidagi, et tal oleks hullult äge elu ja tore, aga et oleks kogu aeg mulle lähedal ka. Aga seda vist ei saa korraga. Itil on kõht tühi, me hakkame sööma arbuusi ja... Sellepärast, et me ei söönud. Me ei ole täna õhtut söönud. Lõunal me sööme kohvikus, kui ja... Me sööme kell 4 alles. Nii et tegelikult on okei. Sööme võikusid ja arbuusis on jama. Ja ma armastan seda kleiti, see on parim suvekleit. Ja näitan teile meie suvikõrvitsaid. Me panime mingid väikesed, mõned nädalad tagasi väikesed suvikõrvitsad aimed oma vanasse kompostikasti. Ja see on nagu selline nüüd. Siuksed korralikud jurakad. Ja õied on ka juba küljes. Nii et varsti ma saan omaenda aiast oma lemmikvilju. Näe seal, kollane. Need väiksed ka. See suur ka. Jaa. Ja vaarikad. Väiksed vaarikanupsud on ju. Sikad on tuugid. Tere hommikust. On mingi päev, esmaspäev on, nii et meil on pood täna suletud, kodukontor, kodus töötamine, Elli on nüüd laagris siis, eks ju, ja me oleme väikestega kodus, Hendrik teeb tööd ja Coop tuli just ja ma mõtlesin, ma näitan teile natukene, mis ma sain, sest ma tegin just lahti selle sügavkülmakoti ja ma avasin, et ma sain neid Naturli sojašnitsleid. Need on need samad, mis me kunagi sõime vlogides ka. Need olid enne teise brändi nime all, aga nad mahetasid, rebrändisid ja see pidavat olema täpselt sama asi. 100% taimne. Kott on vähemalt 60% ulatuses suhkruroost tehtud, ühesõnaga hästi hea toode. Mulle nii maitsesid need, et täitsa lõpp. Petaks isegi lihasööja, ma arvan ära, et ei ole liha.
ja ma olen tundnud suvel täiega puudust nagu kiiretest inspi on vähe ja aega on vähe ja kuidagi selle koopimisega ei saa ka ree peale ja üleüldse HMS on ju. Aga siis on hea, kui on mingid sellised enam-vähem tervislikke või mõistlikke valikuid, mida võtta nagu sügavkülmast. Aga vaatame siis veel, mis sealt tuli. Mul on sääsk on ammustanud silmalao pealt, nii et kui ma täna nagu eriti siuke plämm välja näen, see on selle pärast. Tegin külmkapile restardi ja nüüd saab asjad sisse panna. Eriti ei tahaks seda tunnistada, aga ma viskasin praegu räigelt palju toitu ära ja nagu häbi ja paha tunne on. Ja mulle tundub, et see natukene süüdi on see suvi ja et on nii palju mingeid et plaani muutusi, et muidu on nagu mingi rutiin, et me tellime korraga, sööme kõik ära, siis tellime uuesti. Aga praegu on nagu rutiin täiega sassis ja selle tõttu ma viskasin praegu nagu rohkem toitu ära, kui ma oleks tahtnud, sest ma tavaliselt ei viska praegu üldse mitte midagi ära. Enamasti ikkagi kõik saab otsa. Ja ma siis mõtlesin nüüd, et kuidas oma patte leevendada ja mida teha edaspidi, et nii ei läheks. Siis ma mõtlesin mõned asjad välja, mõtlesin, ma jagan teiega ka. Et esiteks suvel tuleks seda toidukaupa osta väiksemates kogustes nagu väiksema perioodi jaoks, ehk siis võib-olla mitte nädalaks, kui sa tegelikult ei tea, mis sa näiteks nädalavahetusel teed. Või eriti, kui tead, et on tulemas võib-olla ees mingi asi, et siis nagu arvestad sellega, sest mina praegu ei arvestan, ma lasin nagu vana soojaga vanade koguste peal tunde järgi, sest nädala menüüd ma ei tee, ma lihtsalt nagu tunde järgi ostan need kogused. Number 2 oleks siis see, et kui ostagi kaupa ette, on ju, et siis alustada nendest asjadest, mis on lühema selle tähtajaga. Ehk siis kuna suvel asjad riknevad kiiremini, et kindlasti mitte avatud pakendeid jätta, vaid kasutada nagu kõik ära korraga, et mitte jätta nagu pärasteks, et ma teinekord teen sellest veel midagi. Ehk siis, et ei jätaks nagu avatud pakendeid, et ma pärast äkki teen, sest suvel sa niikuinii ei tee. Ja 3. oleks see, et kui sa näed, et mingi asi, mis sa oled ostnud, ei nagu esimene kord, kui sa mõtled selle peale, et mida ma sellest teen, viskada kohe sügavkülma, sest sügavkülmaga sa saad pikendada täiega toidu säilivusaega. Et siis sa saad sellega järgmine nädal, kui sa oled jälle seiklustelt kodus tagasi, saad selle sama asja välja võtta sügavkülmast ja saate nagu alustada sealt, kus niimoodi pooleli ei, aga siis sa ei riski sellega, et see läheb nagu hukka, et tingid vorstid ja lihad ja kõik asjad nagu pane sügavkülma. Et eriti kui kuuma ilmaga ei ole nagu isu ka, et siis pane need asjad, mille isu sul ei ole sügavkülma, siis sa nagu on suurem tõenäosus, et sa päästad end ära. Siis veel üks asi, mis saaks teha, oleks saad ära nagu valmis teha toidu suurema koguse ja portsjonitele on sügavkülma panna. Ehk siis suvel kokata niikuinii ei viitsi ja on kiire, siis mõni päev, kui sul on viitsimist, siis võta külmkapist, tee mingi mõnus jänuseine, tee mingi hea pada ja siis pane proportsionitele sügavkülma ja siis sa saad võtta seda valmis toitu sügavkülmast siis, kui sa süüa teha ei viitsi, kui on kõhtigi, tahaks ruttu saada, et siis nii saab ka nagu päästa ära seda, mis kapi seisma on jäänud. Ja siis viimane asi, et kui sa peadki viskama ära näiteks mingid hallitama läinud köögivilju või kuivanud puuvilju või mida iganes, siis sorteeri prügi, ehk siis kui miski on pakendi sees läinud rõvedaks, siis bioprügi läheb sealt viska välja bioprügisse, pese pakend ära, et see on küll natuke rõve, sest nad võivad olla limased ja vastikud, aga nagu proovi see raiskamise patu leevendamiseks nagu anda endast parim, et see vähemalt satuks õigesse kohta, see mis järgi jäi nagu. Et mina nüüd olen oma pahandusest õppinud ja olen edaspidi tublim ja jube paha tunne on, aga ma tükeldasin kõik hallitanud porgandit ilusti komposti ja andsin endast parima, et see asi nagu paha, nõme on, aga ma mõtlesin, ma räägin teile, et siis vähemalt minu sellest pahandusest äkki tuleb teile mingit kasu, siis te ei tee sama pahandust nagu mina. Aga nüüd lähme pakime selle toidukoti ja värgi lahti seal ja vaatame, mis ma tellisin. No kilekoti-mägi oli seekord ikkagi nagu märkimisväärne, sest neid asju ei ole tegelikult üldse nii palju, et nad oleks pidanud olema 150 kilekotis. Küljest mul ei ole mitte ühtegi prügikotti, nii et põhimõtteliselt tere, aga teiseks nagu, mis mind eriti kettesse ajas, need väiksed kilekotid, ma nagu kasutan neid alati mitu korda, ehk siis kui midagi on vaja sügavkülma panna või whatever, nagu ma panen sellega, nagu ma ei osta mingeid uusi asju, whatever, mingid, ma ei tea, on vaja musti riideid panna või mis iganes.
ma kasutan neid ja seda enam mind jääb närvi see statement, et okei, sa ei püüdnud kilekoti kogust vähendada, on ju. Siis ei kopi komplekteerija. Ja ma selles mõttes ei mõista hukka, et ma ei ole seda tööd ise teinud, ma ei tea seda tööprotsessi, võib-olla see muudab tõesti kõik nii palju kiiremaks, kui sa saad kasutada kilekotte, whatever, olgu, ma kasutan neid prügikottidena, saame hakkama, on ju. Aga mis mind jääb närvi on see, kui sa tõmbad selle kuradi kilekoti nagu sõlmega kinni, et ma jumala eest rebiks puruks selle, mitte ei saaks seda uuesti kasutada, siis ma istun ja nokin siin nagu mingi idikas, sellepärast, et keegi on lihtsalt teinud topelt umbsõlme peale nagu mingi statementi. Mega närvi läksin selle umbsõlme peale praegu. Aga ühesõnaga, mina kasutan neid kilekotte uuesti mitu korda ja suuri kasutan prügikottidena, nii et selles mõttes nagu saame hakkama, on ju, aga lihtsalt see kuidagi, ma ei tea, nii. Saak on selline. Paprikad, pommud, suvikõrvitsaid terve rida, tahaks frititud suvikõrvitsaid teha kurgid, arbuus, apelsinid, punased sibulad. Hästi hea on koos köögivilladega grillida neid. Rüstsaia, sisefileed, Hiina kapsast, mõtlesin teeks kimchit, ei tea, kas viitsin tegelikult. Kuiv pärmi, et saaks eelmises videos näidatud saiakesi küpsetada, ingverit, kõvasti tomateid. Need lähevad grilli peale. Mõned asjad Henrik viis katlakasse juba. Need ma panen sügav külma, sest ma olen mitu korda näinud, et räägitakse, et ilgelt mõnus jahutus kuumal suvepäeval on süüa külmutatud viinamarju, nii et proovime. Suhteliselt tagasihoidlik, mulle tundus, et ma ostsin rohkem, aga täitsa normaalne kogus asju on. Ja täna tulevad meil külalised ka, nii et osa sellest läheb kohe kõhtu meil ära. Aga ma panen need asjad nüüd külma. Palun aitab nüüd. Hea tisu. Väga hea. Taimne šnitsel ja siis päätetud suvikõrvitsad ja porgandid läksid ahju ja nad olid nagu hakkasid ära kuivama ja nässu minema. Siuke ahjuvärk, väga maitsev. Ja tisu kõigile. Aga nüüd on väga Pana hea. Kui külalised tulevad, siis saab kodu imeliselt korda paremini, kui ta üldse on olnud. Ja äikese tormiks kiskus ka. Vaatsin diivani põdud ära, panin teised pessu. Iti vaatab multat, tšau Iti. Võtsin jõulutähed alla. Juuli on peaaegu ja meil olid jõululambid ikka akna ees veel. Ja selline see pesa meil on nüüd. Niimoodi. Mina ootan Marist külla ja hakkan süüa tegema. Vist teen mingit sükest teriyaki-laadset marinaadi kana kintsulihale. Et ma ei tea, grillida vist ei kannata, aga mõtleme midagi välja. Vaatame. Aga see on tuleb. Friteeritud suvikõrvitsaviilud. Lihtsalt mullivesi või õlu või mõlemad, nagu mina tegin, ja jahu ja sool. Ja tzatziki-laadne toode. Maris tuli. Iti on ikka veel siin. Ta peab istuma seal niimoodi, et uksest sisse ega välja ei saa. Ma mõtlesin, et see selleks, et... Ja veel soovitab 2 tooli peal korraga. Mõtlesin, et see selleks, et oleks nagu kogu pea uksest väljas. Nii midagi ka. Jätku. Mis on ta? Kas see tuleb kirja panna? Pealegi see ei ole mingi võõras. Kuidas Pablo maitseb? Kas on hea? Mis asi see? Tere, armas rahvas. Täna on neljapäev, ma arvan. Homme me saame oma lapselaagrist tagasi tuua, aga täna tuleb Henriku ema hoidma Ukut. Iti on üldse sünnipäeval. Nii et Henriku ema tuleb Ukut hoidma ja me lähme midagi tegema koos. Ma ei tea täpselt mida. Mingi hetk oli plaan, et me läheme rattaga sõitma, aga tal oli mingid monster vihmapilved, nii et ma ei tea, mis sellest saab. Ja miks mul on full glam on, sellepärast ma mängisin meigiga, sest ma lubasin naabrinaisele, et ma teen talle üheks pidulikumaks puhuks meigi. Ja siis ma pidin proovima, ega ma täitsa roostes ei ole. Täitsa okei on. Teisele on nagu, kuidas ma ütlen, teisele on nagu lihtsam hoolikalt teha, sest on viitsimist. Endale ma nagu rohkem pläkerdan tunde järgi, aga ma arvan, et ikka on suht viisakas. Igal juhul. Ma ei tea, mis sellest õhtust saab, aga ma proovin teid kaasa võtta igatahes. Uku, kes sööb õhtuks lasagne, või mitte lasagne, et omletti.
huvitav tehnika. Tere, Uku! Kuidas on? Nii maitsev. Köögiviljaomlett. Mahemunad. See punane sibul, paprika, suvikarvits, tomat. Juustu natuke võlged. Tere! Me tulime Haven-Kakumäele või Haven-Kakumäe purirestorani, sest ma pole nii ammu restoranis käinud, et nüüd on küll aeg. Siuke tunne, et jälle surin ja läksin taevasse. Hunnik karpe ja 2 tükki saia. Ja ilmselt väga hea pasta. Nii ilus. Kõik on nii hea see. Ma väga soovitan. Tiramisu on ka väga hea. Kuidas sulle maitseb? Imeline, võrretu. See lõhnab nagu mesi. Kus jäi omine pekki? Omine pekki. See lõhnab nagu taks täiega koju endale sellised valgeid. Nii hästi nagu mesi. Imeilus koht on siin, ma väga soovitan teil tulla siia sööma, jalutama, koos aega veetma, siin on kontserdid ka. 9. juulil on Termikas, 20. juulil Jäär ja 30. Smilerist, tulge kindlasti vaatama, me lähme nüüd koju. Tere! Me oleme nüüd kodukülast tagasi ja lähme rajude juurde, sest et Hendriku ema paneb lapsi magama. Me kutsusime iseennast külla rajudele. Oi, Priitu magab. Või lõpeb. Sööb. See on nii pidu veel. Seda panen. Pane siia sinna. Natuke jäime hilja peale jälle. Ja lullu. Kuidas sa võinime käest on tööle? Hiiumaale tuled või? Kõige tulen. Kõige tuleb väga õige. Varsti Hiiumaal näeme siis. Mulle läheme vahepeal ka. Järgmisel reedel me läheme koos Hiiumaale. Aini tuleb ka loodetavasti. Lähme koju nüüd, kell on kõrvits. Kell on kõrvits. Me oleme juba Virtsus ja lähme Ellile järele. Sõidame praegu praami peale. Ja siin on väga sügav, kus laevad sõidavad. Uku magab juba lõunaund ja nii on. Lähme toome Elli ja Jasmini ära. Muhus on veits teine kliima, kui Tallinnas oli. Jõle soe ja mõnus on siin. Me saame oma lapse lõpuks ometi tagasi. Tea, kelle jaoks see aeg pikem oli, minu või tema. Elli! See on nii ilus.
Nüüd on kärus kost. Titi, Kuku. Tšau, Jessu! Tšau! Selline täna saime seda paari. No, lähme siis. Mingi sisse. Kuku, tule lähme sisse, vaatame, kus Eli on. Eli! Näed, see on meie tuba siin. See siin või? Aa, siin ongi teie tuba või? Jaa, praegu pandi uued voodilinad ja helistasid, jah? Siuke tuba on. Jaa, aga praegu pandi voodilinad ja Nii ilus tuba on teil. Tere! Wow. Tere, muidu. No joo, Elli! Mis värk on? Nii ilus, siia võiks niisamagi tulla ju. Pukkama. kõige parem on see tuba, mis me eile leidsime. Ei, üleeile see tuba seal. Lagri preilid läksid oma viimasele ühisele lõunasöögile ja siis me saamegi praami peale tagasi minna. Aga need poissid mõlemad väga rõõmsad ja õnnelikud olevat. Nii 2020. Ma tahtsin öelda, et ma lõpetan selle vlogi praegu ära. Laps on tagasi meiega ja suvi saab jätkuda. Järgmises vlogis me käime palju tööl. Ja järgmise nädala lõpus me sõidame Hiiumaale jälle, nii et ka Hiiumaa vlogi on tulemas. Nii et... Teeme midagi eriti tuusa. Ma ei oska. Ei. Ei, see ei ole tuus. Tääbi või midagi. See ei olnud tuus. See oli... No jah, oleks... Ma oskaks seda MC Hammeri tantsu vaata. Ei, mul ei ole need püksid, see ei toimi. Pane like ja subscribe sellele kanalile ja kohtume järgmises videos. Tšau, ma olen tööle.